Nõmme Kalju alustab. Ja võimaluse Miller juba ka aitamas ja sealt saavad tulla. Paide saab vasakult nüüd tulla, juba pall kastis väga kiirelt. Nigula sinna jõudnud oli. Nüüd saab Nigula vasakult tulla. Ruumi veel on. Kõrre tema vastas. Otsib jätku, ei tule sinna, riputab kasti ja seal on Jam, ei löö ära. Berk võtab selle ära praegu. Suluseis ka. Ja suluseis. Seis üles ja me näeme uuesti seda. Sonja sinna läheb, Jam tähendab, jääb vist natukene hiljaks tõesti. Selle 6 vooruga on tegelikult päris hea number. No see on ikkagi väga hea number ja siin ongi mitu asja. Ja Tambetuu paneb ilusti õla vastu. Boroniltšikov saab ilusti võtta, Kask on pakkumas, aga sinna palli tuleb. Musoliitin läheb lööma! Ei olnud paha. Sellel vennal ikkagi jalga on ka. Väga hästi praegu Sonja suutis selle palli säilitada, tuli raske pall, põrkega kehasse, Tambetuu oli veel kohe seljas. Ja Millerile kasti taha tuleb löök ja Berk seisab. Ja andmas seda. Ja taha posti tuleb ja sealt Tšadžu paneb käe vahele. Jah, Tšadžu seal ei hakanud riske võtma, et tõenäoliselt oleks ta seal üle otsajoone läinud, niimoodi Kalju mängija poleks ulatanud. Jälle pall, esimesse posti jätku seal on! Ei! Viimased 3 nurgalööki või 2, vabandust, mängiti ja seal tegelikult täitsa ohtlikult. Ja ohtlikult ta läbi tuli, et päris kindel ei ole, kas nüüd... Miller. Cabral. Kas Paide võtab ka nüüd aja, et natukene... Cabral läheb sealt lööma, otsustama sellist mängu. No nii, ei tea, kas... Käed seljas ja sealt tuleb lööki. Gool! Ei olnud paha. Teravad, Kalju mehed on teravad ees, 1-1 võtavad väga hästi ette ja tekivad need löögimomendid. Praegu lihtsalt on täpsusest puudu. No nii, pall tuleb Musoliitin lühikene, hästi jätkab konnaga sealt. Kanommi sihtaja sealt 3 nii-öelda keskkaitse või kaitsemängija pealt ehitada, aga nüüd on nii palju vaba ruumi, Hõim saab ära otsustada. Vaatas rohkem ringi, kui üldse keskenduda suutis. Aga siit võetakse suluseis ka ikkagi ära. Ja Kalju mehed saavad siit mängu panna. Ise teeb üksinda endale ruumi ja nüüd on Kask. Riputab pallikasti ja seal on üksinda seistakse, ei tule! Ei tule! Vaatame, väga hea pass, kas oleks. Ei tule, aga siin oli ikkagi ruumi küll ja küll. Oleks võib-olla võinud proovida isegi see rinna. Pikem pall, nüüd Miller on läbi jooksul. See on see kood ja oi, kuidas Vukutsits praegu paitab. Magus vaatame uuesti, Sonja paneb koha pealt selle palli. Ja selja tagant. Ja just seda, mida ennem mõtlesingi, et neid selja... Ja kõlas jah, nii ka meie kõrvaklappidesse. Jätkan siin ja täna Paide ütleb niimoodi, et täiesti lähedal ei ole olnud ja Kask nüüd on juba kastis ja lööb esimesse nurka üritas seda panna. Pall Paide käes. Tahetakse ette või riputatakse uuesti. Jätku tuleb sealt. Aga see peaks olema nüüd Kalju jagu. Sonja ka hästi vasakul tahab. Oi, läheb kontrollima, kas Berk on ikka väravas täna või ei ole. Anieri nüüd otsitakse, seal ei ole palju vaja. Tuleb jätku ja tuleb nüüd Nigula võimalus. Ja Nigula lööb ära ja Anier paneb oma 3. väravasöödu. Esimesed puuted üldse. Ei ole palju vaja. Ja Ramet Nigula jõudsid rääkida küll, aga vaatame järgi. Suurepärane sööd ka muidugi. Anier ilusti kontrollib Sõtšukovi ära. Näeb ilusti. Korraks tundus, et kas saab Nigula löögile või suurepärane lahendus, et treeneri tiimil on ka ige on täiesti paljas kõigil. Ja vaatame, kuidas nüüd edasi. Ja nii, Paide sai siit oma esimese kätte. Tõstab selle hästi sinna. Anier, oi, see vasak jalg ei ole veel. Kaitsesuunitlusega vahetus. Tundub pigem nii. Pikem pall ja seal on jätku.
ei tule sealt. Ja ka Uku Kõrre tundus, kas tõmbas ära või tuli kramp, et korraks hakkas lonkama keset jooksmist. Jover Tehil tänane mäng ei ole väga õnnestunud, natuke haiget on saanud. Ai, ja nüüd on see hetk. Nüüd on see hetk, mis tekib ja ei ole ja siit võetakse viga ja see on võib-olla kaardi koht ka. Tšaatšu saab palli mängu panna ja ka Janovits vilistab ära ja Paide saab siit kätte. Paide saab kätte. 1-0 võidab Paide selle kohtumise. Ja on jõudnud Paide linnameeskonna tänane kapten Oskar Õim. Tänane mäng siis selline 1-0 võit Nõmme Kalju üle. Kuidas ise kogu mängu kokku võtaksid? Ja ma arvan, et saab rahule jääda. Oli perioode, kus nemad valdasid palli ja oli perioode, kus meie valdasime palli, aga lõpuks 1-0 võit meile ja ma arvan, saab rahule jääda, kindlasti saab. Kontroll oli mängus, olime kannatlikud, et ega me tegelikult kõrgel ju palju ei liigutanud. Paide ootas meid sellises middle blokis ja meie proovisime sealt oma käike leida, aga tegelikult viimasel kolmandikul nagu liialt palju ohtu ei tekitanudki, et läksime küll hea tundega teisele poolele peale, aga sinna see mäng meil ka nagu jäi, et nagu seda ekstra sammu edasi ma tundsin, et me nagu